tere! Mina olen Marielle. Kas oled märganud, et mõnel päeval on sul täiesti lihtne vähem süüa, aga teisel päeval tahaks justkui kogu aeg midagi näksida, eriti magusat? See ei ole juhus ja see ei ole tahtejõu puudus. See on sinu hormonaalne tsükkel. Naise keha ei tööta lineaarselt nagu mehel, see liigub tsükliliselt. Ja koos sellega muutuvad ka sinu söögiisu, energiavajadus ja isud. Seda juhivad peamiselt östrogeen, progesteroon, insuliinitundlikkus ja serotoniin ehk kõik need mehhanismid, mis mõjutavad nii näljatunnet kui ka emotsionaalset söömist. Alustame menstruatsioonist. Menstruatsiooni ajal on nii östrogeen kui progesteroon madalad. See on aeg, kus keha pigem taastub. Mõnel naisel väheneb söögiisu, eriti kui esinevad krambid või iiveldus. Teistel aga tekib vastupidine efekt, suureneb soov lohutustoidu järele. Selle taga on sageli madalam serotoniinitase, mis võib tekitada isu süsivesikute järele. Seejärel liigub keha follikulaarfaasi. See on periood, kus östrogeen hakkab tõusma ja keha muutub metaboolselt väga efektiivseks. Insuliinitundlikkus paraneb ja söögiisu on tavaliselt väiksem. Paljud naised tunnevad, et sel ajal on lihtne süüa kergemalt ja isegi paastumine tuleb loomulikult. See on ka aeg, kus keha reageerib hästi rasvapõletusele. Ovulatsiooni ajal jõuab see tunne haripunkti. Östrogeen on tipus, lisandub veidi testosterooni ja tulemuseks on rohkem energiat, parem tuju ja sageli ka väiksem söögiisu. See on hetk, kus keha on kõige rohkem tasakaalus ja emotsionaalset söömist esineb kõige vähem. Aga siis tuleb luteaalfaas ja siin toimub suur muutus. Progesteroon tõuseb ja keha hakkab valmistuma võimalikuks raseduseks. See tähendab üht väga olulist asja, sinu energiavajadus suureneb. Ja jah, see tähendab ka seda, et söögiisu suureneb. See ei ole nõrkus. See on bioloogia. Uuringud näitavad, et ainevahetus võib luteaalfaasis tõusta umbes 100–300 kilokalorit päevas. Lisaks langeb serotoniinitase, mis tekitab isu magusa ja süsivesikute järele. Seetõttu tekivadki need hetked, kus tundub, et tahaks midagi head, šokolaadi, snäkke või lihtsalt rohkem süüa. Kui sa püüad sel ajal süüa samamoodi nagu tsükli alguses, lähed sa oma keha vastu. Aga kui sa mõistad, mis toimub, saad sa hoopis oma keha toetada. Tsükli esimeses pooles, follikulaarfaasis ja ovulatsiooni ajal on loomulik süüa vähem ja kergemalt. Tsükli teises pooles, luteaalfaasis, vajab keha rohkem toitaineid, rohkem valku, rohkem rasva ja veidi rohkem energiat. Ja menstruatsiooni ajal vajab keha rahu ja taastumist. Kui sa hakkad oma toitumist tsükliga kooskõlla viima, muutub kõik lihtsamaks, ka kaalulangus. Sa ei pea enam võitlema oma isude vastu, sest sa saad aru, kust need tulevad. Ja see ongi koht, kus tekib päris kontroll, mitte läbi piirangute, vaid läbi mõistmise. Head tervist!